Esimene löök. Vene dessantlaevad ja palju muud hävitati ulatuslikus ööoperatsioonis, mis on jätnud Vene meremehed tugeva PTSD all kannatama. Teine löök. Ainus naftatöötlemistehas ja ekspordikeskus, mis Venemaal Musta mere piirkonnas on, põleb, kui Ukraina ründab taas ja taas Venemaa Krimmi infrastruktuuri. Mis puudutab kolmandat lööki, siis see võib väga hästi tähendada Venemaa võimu täielikku lõppu Krimmis. Vene meremehed ja potentsiaalsed meremehed põgenevad poolsaarelt nagu rotid uppuvalt laevalt, kui Musta mere deokupatsioon algab. 20. aprillil tuli uudis, et üks Ukraina kõige salajasemaid üksusi oli sihtinud mitmeid sihtmärke okupeeritud Krimmis. Salajan Ghost Unit, mis kuulub Ukraina luure peavalitsuse ehk Hurri koosseisu, muutis eelmisel ööl Sevastopoli lahe Musta mere laevastiku jaoks tõeliseks põrguks, kui droonirünnakute seeria tõttu muutusid veel 2 Putini laevastiku laeva kasutuskõlbmatuks. Seekord ei olnud sihtmärkideks Vene raketikandjad ega muud sarnased sõjalaevad. Ukraina oli juba palju selliseid laevu hävitanud ning need, mis Venemaal veel alles on, hoitakse võimalikult kaugel Krimmist. Kreml peab neid Ukraina droonide ja rakettide eest varjus. Selle asemel sihtisid kummitused 2 Vene dessantlaeva, mida Putin on kasutanud kauba ja sõdurite vedamiseks Krimmist Ukraina mandriosale. Üks sihtmärkidest oli projekt 775 Jamal. Laev ehitati juba 1988. aastal, mis teeb sellest järjekordse nõukogudeaegse varustuse, mida Putin on otsustanud Ukraina sõjas kasutada. See laev suudab vedada 500 tonni kaupa. Muide, see last võib sisaldada nii vägesid kui ka sõidukeid. Mis puudutab peistlaeva, siis see oli projekt 1171 Nikolai Filtšenkov, mis on isegi vanem kui esimene alus. 1975 aastal ehitatud dessantlaeva kandevõime on 1000 tonni ning seda saab kasutada dessantoperatsioonideks ja rünnakuteks. Tead, kui Venemaa suudaks midagi sellist Mustalt merelt välja lasta. Mõlemad laevad seisid sadamas jõude, kui kummitused oma rünnaku alustasid. Nüüd teatab Hurr, et Ukraina droonid on need täielikult rivist välja viinud. Kummitused ei piirdunud ainult nende laevade hävitamisega, mida Venemaa kasutas oma vägede varustamiseks mandril, vaid läksid veelgi sügavamale, Krimmi. Lisaks Vene dessantlaeva hävitamisele tabasid kummitused ka Vene Podlet K1 radariseadet otse tabamusega. Podlet suudab jälgida kuni 200 sihtmärki korraga ning selle tegevusraadius on 10–300 kilomeetrit ehk 6,2–186 miili, võimaldades tal jälgida ka lähenevaid mürske. Liikudes kiirusega 4400 kilomeetrit tunnis ehk veidi üle 2200 miili tunnis, Venemaal on selliseid süsteeme vaja. Need pakuvad varajast hoiatust lähenevate droonide ja rakettide kohta, mis teoreetiliselt peaks võimaldama Venemaal oma õhutõrjet korraldada nii, et oht kõrvaldatakse juba enne, kui see maapinnale jõuab. See ei juhtunud 19. aprilli ööl. Podlik K1 hävitati just selle ohutüübi poolt, mida ta pidi avastama. Ja see ebaõnnestumine, olgu siis Podlik K1 või õhutõrjesüsteemide puhul, mis peaksid käivituma, kui Vene radar tuvastab ohu, läks Putinile maksma $5 miljonit. Sellele summale võib ilmselt lisada veel $10 miljoneid nende 2 dessantlaeva eest, mille kummitused rivist välja lõid. Ja kui sa oled skeptiline Ukraina viimase Krimmi rünnaku edukuse suhtes, siis Hurr on juba sammu võrra ees. Nad ei öelnud lihtsalt, mida nad tegid. Neil on ka videomaterjal selle tõestuseks. Telegrammis avaldati koos avaldusega, mis paljastas, mida Krimmi öös kummitused korda saatsid. Ning see videomaterjal näitab meile mitme Ukraina drooni vaatenurka nende lähenemisel. Video esimese 25 sekundi jooksul näeme, kuidas Ukraina droon läheneb ühele Venemaa dessantlaevale ja tabab seda otsetabamusega. Droonilt jäädvustatud vaade kaob hetkega, kui see oma lõhkelaengu vallandab. Seejärel teine droon, teine laev, täpselt sama tulemusega. Üheski neist kaadritest pole näha, et Venemaa õhutõrje laseks valanguid või tulistaks rakette. See on peaaegu nagu kummitustel oleks olnud vaba lask Venemaa laevade pihta, mis on veel üks märk sellest, et Putinil lihtsalt puudub vajalik varustus Krimmi korralikuks kaitsmiseks. Selgub, et see vaba lask on Ukraina suure töö tulemus ja see on probleem Venemaa jaoks. Ukraina viimane rünnak okupeeritud Krimmis on toonud esile kurnamiskampaania, mis on purustanud kaitse, mille Venemaa poolsaarele rajas. Nagu oluline postitus märgib, on Krimm olnud Venemaa Musta mere laevastiku jaoks peamine logistika- ja mereväebaas, nii Ukraina sissetungi ajal kui ka 8 aastat pärast Venemaa ebaseadusliku Krimmi annekteerimist 2014 aastal. Enamik rahvusvahelisest kogukonnast tunnustab Krimmi endiselt Ukraina osana, hoolimata Venemaa okupatsioonist ja poolsaarel korraldatud rahvahääletusest, mis oli peaaegu kindlasti ebaseaduslik. Ukraina töötab nüüd selle nimel, et Krimm lõplikult deokupeerida. Jääge meiega, sest meil on hiljem videos Ukraina Krimmi kampaania kohta veel palju rääkida. Enne kui me selleni jõuame, polnud Ukraina 19. aprillil veel Venemaa Musta mere kohalolekuga lõpetanud. Kui laevad põlesid ja radarid näitasid, kui kasutud need tegelikult on, eskaleerus olukord väljaspool Krimmi.
Veel üks naftaterminal on tabatud ning see on sama, mida Ukraina on varemgi sihikule võtnud. 20. aprilli raportis avaldas Kiievi Post, et Ukraina on laiendanud oma kampaaniat Vene nafta vastu, mis viis droonide saatmiseni Tuapsi naftatöötlemistehase ja ekspordikeskuse suunas. Oluline on märkida, et kuna Tuapsi on ainus Musta mere ekspordikeskus, mis Venemaal on, siis see ei asu Krimmis. See asub Venemaa Krasnodari krais, mis paikneb Trimmist ida pool ning kus asub ka Novorossijski sadam, kuhu Venemaa paigutas suurema osa Musta mere laevastikust pärast seda, kui see põgenes Sevastopolist. Seda teist rünnakut kinnitas Ukraina kindralstaap, kes jagas ka Telegrammis mõningaid pilte möllavatest tulekahjudest tihedas sudus, mis nüüd katab üht Venemaa tähtsamat rafineerimistehast ja ekspordikeskust. Krasnodari krais asuv Tuapsi naftarafineerimistehas sai taas tabamuse. Tabamust sai mahutipark, millele järgnes tulekahju tehase territooriumil, kinnitas Ukraina kindralstaap. Lisaks on veel üks vähekajastatud detail. Ukraina droonid tabasid ka naftabaasi okupeeritud Krimmis. Vardiska naftabaas poleb nüüd sama eredalt kui rafineerimistehas, mis tõenäoliselt varustas seda seal hoitud naftaga ning mõlemad rünnakud muudavad kütuse toimetamise Venemaa mandri Ukrainasse paigutatud vägedele palju keerulisemaks. Rohkem üksikasju toob United24 Media. See ütleb, et kohalikud elanikud on juba saatnud fotosid, videoid ja teateid sõltumatutele väljaannetele, nagu Astra. Kõikides nendes teadetes on lugu sama. Suured tulekahjud, paks suitsukatte. Mitu kütusehoidlat Tuapsis põlevad pärast massilist droonirünnakut, milleks Venemaa polnud kuidagi valmis. Tulekahjud Tuapsis levivad samuti. Kuni 10 tehase hoiupaaki on mõjutatud tulekahjust, mis hõlmab rafineerimistehast, mille aastane töötamisvõimsus on 12 miljonit tonni naftat. See on koht, kus toodetakse Euro 5 standarditele vastavat diislikütust, mistõttu on Tuapsist saanud Venemaa peamine Musta mere naftaekspordikeskus. Seal toodetakse ka kütteõlisid, lennukikütust, bensiini ja hulgaliselt naftatooteid, mida Venemaa sõjavägi mandril vajab rünnakuteks Ukraina positsioonide vastu. Lühidalt öeldes on Tuapsi Venemaa jaoks eluliselt tähtis. Ukraina teab seda väga hästi, mistõttu on ta seda rajatist rünnanud 9 korda, alates sellest, kui Putin alustas oma täiemahulist sissetungi 2022 aastal. Ja üks neist rünnakutest toimus vaid mõni päev enne viimast rünnakut rafineerimistehase vastu. 19. aprill polnud üksikjuhtum. See oli osa klassikalisest Ukraina topeltrünnakust. Ja just selliseid asju me siin The Military Shows kajastamegi. Me anname sulle kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kui saad meilt vajalikku teavet, siis ära unusta kanalit tellida. Nüüd saab Venemaa olema 19. aprilli Tuapsa rünnaku pärast maruvihane. Vaid 3 päeva varem pidi ta tegelema teise Ukraina rünnakuga, täpselt sama objekti vastu. Kütusemahutid süttisid põlema ja selle rünnaku ajal registreeriti mitu plahvatust, mis olid nii ulatuslikud, et Krasnodari lennujaama võimud olid sunnitud kehtestama ajutised lennupiirangud. Kiievi Post avaldab, et see esimene rünnak põhjustas nii suure tulekahju, et selle kustutamiseks oli vaja üle 150 tuletõrjuja ja muu päästepersonal. Nende tuletõrjujate näoilmed oleksid 19. aprillil olnud hindamatu väärtusega. Just siis, kui nad arvasid, et on Ukraina põhjustatud tulekahju kontrolli alla saanud, paljastas droonide sumin nende kohal, et nad peavad seda kõike uuesti tegema. Tuapsi on sihtmärk ja tundub, et Ukraina kavatseb sinna korduvalt lüüa, kuni Putin saab aru, et tema Musta mere naftaekspordi sõlm ei ole enam kasutatav. Mida me Tuapsi rünnakuga näeme, on see, et Ukraina läheb oma kaheosalise strateegias sügavamale kui kunagi varem. Venemaa Mustast merest väljatõrjumine ja surve suurendamine Venemaa naftasektorile. Ukraina droonid pidid Tuapsisse jõudmiseks lendama üle või ümber Krimmi. See on vältimatu. Mis peaks juhtuma, on see, et Venemaa radarid tuvastavad need droonid ja seejärel õhutõrje laseb need taevast alla. Aga seda ei juhtu. Ukraina droonid tabavad nii Krimmi, kui lendavad sellest mööda, mis näitab, et Putini poolsaare kaitses on tekkinud tõsised lüngad. Mis puudutab naftat, siis Ukraina on juba mitu kuud Venemaa naftat rünnanud. Kuid alates märtsi lõpust on Ukraina oma rünnakuid suurendanud, tõenäoliselt seetõttu, et USA peatas ajutiselt sanktsioonid Venemaa naftaekspordi suhtes seoses segadusega Hormuzi väinas. Ukraina on sellele sanktsioonide pausile vastanud nädalate pikkuste rünnakutega, mille tagajärjel on Venemaa naftaekspordikeskused ja rafineerimistehased leekides olnud. Eesmärk on kahekordne. Esiteks, nagu Ukraina presidendi kantselei juht Kirillo Budanov välja toob, soovib Ukraina nende rünnakutega näidata, et neil on rahuläbirääkimiste käigus veel palju trumpe varuks. Venemaa soovib kujundada narratiivi, et Ukraina on oma jõu ammendanud. Seda on raske teha, kui su laevad upuvad, radarid hävitatakse ja naftataristu põleb Ukraina droonirünnakute tõttu. Teiseks tahab Ukraina tagada, et Venemaa ei saaks kaugeltki nii palju kasu, kui Putin soovib pärast naftahinna šokke, mis on tekkinud Iraanis toimunud Operation Epic Fury tõttu.
Venemaa peaks praegu naftaraha kokku ajama. Hormuzi väina blokaad on viinud selleni, et Vene-Uurali toornafta kaupleb hindadega, mis olid vaid paar nädalat tagasi ohtlikult lähedal $100 barreli kohta. Sellised rünnakud, nagu need, mida nägime Tuapsis, on olnud Ukrainale edukad. Ukraina Uue Hääle andmetel maksavad Venemaale põlevad naftaterminalid ja rafineerimistehased naftaraha kaotustena $100 miljonit päevas. See kõik on tulu, mida Putin lootis maksustada, et saada rohkem raha oma sõjamasina jaoks. Selle asemel seisab Venemaa nüüd silmitsi igakuise $3 miljardi suuruse naftatulu puudujäägiga, mis kestab nii kaua, kuni Ukraina otsustab jätkata Venemaa naftale rünnakute taset, mida oleme viimastel nädalatel näinud. Aga tuleme tagasi Krimmi ja Musta mere juurde. Varem rääkisime teile, et kõik, mis juhtus 19. aprillil, oli osa suuremast Ukraina kampaaniast, mille eesmärk on Krimmi poolsaarede okupeerimist läbi suruda. Ukraina on mõistnud, et ta ei saa seda poolsaart maismaal vasturünnakuga vallutada. Nad saadaksid oma väed kitsastesse kohtadesse, kus neid oleks lihtne pommitada suurtükitule ja õhurünnakutega. Seega on Ukraina mänginud pikka mängu. Lõhkudes järk-järgult Venemaa Krimmi ja Musta mere kaitset, muudab Ukraina Krimmi poolsaare liiga ohtlikuks paljudele venelastele, kes on leidnud tee okupeeritud aladele. Oleme näinud huvitavat muutust selles, kuidas vene inimesed ja sõdurid on Krimmi suhtunud pärast seda, kui Vladimir Putin Ukrainat ründas. Sõja esimestel aastatel peeti Krimmi omamoodi turvaliseks pelgupaigaks, vähemalt võrreldes Ukraina mandriosaga, kus käis suurem osa lahingutest. Poolsaar oli Ukraina rakettide ja droonide laskeulatusest väljas. Need relvad avaldasid sõja selles etapis mõju Mustal merel. Lõpuks hakkasime nägema, mida need suudavad teha ka Krimmis endas. Isegi veel 2024. Aasta jaanuaris teatas Business Insider tervetest Vene sõdurite rühmadest, kes hülgasid rindeliinid ja üritasid Krimmi põgeneda. Keskmine venelase arusaam Krimmist oli, et see on turvaline. Nüüd enam mitte nii väga. Veidi üle aasta hiljem on Krimmist saanud koht, kuhu varem põgeneti, aga nüüd põgenevad venelased sealt ise. 2025 aasta aprillis avaldas RBC Ukraina raporti, milles selgus, et Ukraina partisanirühm Artesh oli avastanud, et Vene ohvitserid ja nende pered põgenevad massiliselt annekteeritud poolsaarelt. Musta mere laevastiku kõrgemate ohvitseride seas valitses paanika. Nad püüdsid võimalikult kiiresti lahkuda. Loomulikult jäeti tavaliselt Krimmis baseeruvad sõdurid saatuse hooleks. Kõik Vene armee puhkused, välja arvatud kõrgematel ohvitseridel, olid tühistatud ning tänavatel patrullisid valveüksused, kes jälgisid nii desertööre kui ka võimalikke diversante. Turvalisest pelgupaigast oli saanud ohtlik tsoon. See muutus on otsene tulemus Ukraina kampaaniast Krimmi okupeerivate vägede vastu. Kui maismaa sissetung ei ole võimalik, kavatseb Ukraina purustada Krimmi Putini poolt rajatud kaitserajatised maatasa. Ja selle käigus näitab poolsaarel elavatele inimestele, olgu need Vene sõdurid või tsiviilisikud, et nad peaksid sealt võimalikult kiiresti lahkuma. Mereväelased, kes said just PTSD pärast seda, kui nad nägid 2 oma dessantlaeva hävitamist, on alles algus. Venemaa teeb olukorra palju hullemaks. Krimmist võib peagi alata massiline lahkumine, sest Venemaa võib peagi lisada Ukraina põhjustatud muredele veel ühe sundmobilisatsiooni Krimmis elavatele inimestele. Seda ütles Dmitro Pletinchuk, kes on Ukraina mereväe pressiesindaja. 23. märtsil TSN Englishile antud intervjuus kommenteeris ta, et Venemaa lõunapoolsed kaitsejõud hakkavad alates 1. aprillist kaasama mobiliseeritud krimlasi otsestesse lahingutegevustesse Ukraina vastu. See pole midagi uut, väidab Pletinchuk, märkides, et Venemaa sõjas Ukraina vastu on juba sadu krimlastest ohvreid. Mis puudutab otsest sundmobilisatsiooni, siis see on täiesti ootuspärane. Kui see juba toimub okupeeritud Zaporižja ja Hersoni piirkondades, siis miks ei võiks see juhtuda ka Krimmis, lisab Pletinchuk. Teeme selle selgeks. Ukraina on juba muutnud Krimmi Venemaa jaoks turvalisest pelgupaigast ohtlikuks tsooniks. Nüüd läheb Putin sellega veelgi kaugemale, sundmobiliseerides neid inimesi, kes olid Venemaalt Krimmi emigreerunud, et aidata Kremlil oma ebaseadusliku kontrolli Krimmi poolsaare üle tugevdada. Mida arvab Putin, mis selle tulemus on? Varsti püüavad Krimmist nii kaugele kui võimalik pääseda mitte ainult ohvitserid. Kodanikud ja reservväelased tahavad samuti võimalikult kiiresti lahkuda. Ja need, kes ei lahku, satuvad Ukrainasse, kus nad paratamatult hävitatakse pärast rindele jõudmist. Meie mõte on siin lihtne. Kui Krimmis on vähem venelasi, nõrgeneb Putini kontroll poolsaare üle. Ukraina kasutab seda fakti ära, muutes Krimmi Ukraina sõjas halliks tsooniks. See, mis pidi olema Venemaa jaoks tugevuse allikas, on hoopis muutunud üheks Putini suurimaks nõrkuseks, strateegiliseks koormaks, mis jääb Ukraina uue põlvkonna droonide ja rakettide ulatusse ning mida tabatakse lihtsalt üha uuesti ja uuesti. Krimmi Venemaa mandriosaga ühendav Kertši sild on Ukraina korduvate rünnakute tõttu osutunud haavatavaks. Musta mere laevastik on Mustal merel peaaegu tähtsusetu. Vene õhutõrjesüsteeme, nafta ja sõjalisi rajatisi hävitatakse Krimmis iga nädal. See, mis kunagi oli kogu Venemaa lõunapoolsete operatsioonide baas, on muutunud Putini ressursside koormaks.
New Eastern Europe'i andmetel on Venemaal Krimmis endiselt umbes 150 000 sõdurit. Nad ootavad maapealset rünnakut, mida Ukraina poolt ei tule, ja nad ei saa mandrile liikuda, sest Ukraina hävitab nende laevu. Nad on sisuliselt kasutud. Kaitsev maavägi, mis on vastamisi droonide ja rakettidega, mida nad peatada ei suuda. Nüüd seisab Venemaa Krimmis silmitsi ummikseisuga. Poolsaarel on liiga palju kaitstavaid objekte, kuid mitte piisavalt ressursse, mida oleks vaja piirkonna kõige väärtuslikumate sihtmärkide kaitsmiseks. Ukraina on õhutõrjet järk-järgult nõrgestanud, mis on loonud turvalised õhukoridorid sellisteks rünnakuteks, nagu me nägime 19. aprillil. Kui Venemaa saadab Krimmi rohkem kaitsevahendeid, nõrgestab see tema vägesid mandril. Kui ta hoiab need kaitsevahendid Ukrainas, muutub Krimm iga droonirünnakuga üha haavatavamaks. See on Ukraina Musta mere strateegia geniaalsus. Ilma sõdureid saatmata on see nõrgestanud Putini kontrolli Krimmi ja Musta mere üle. Vabastamine ei pea alati tähendama vägede rünnakut kaitseliinidele. See võib tulla ka järjepideva kampaania tulemusena, mis ajab välja need samad inimesed, kes algselt okupeerisid. Ukraina kaugrünnakud on juba ajanud suurema osa Musta mere laevastikust välja sellest veealast, mille järgi laevastik oma nime on saanud. Krimmis saadab iga rünnak sadamate ja sõjaliste rajatiste vastu koos naftapõlengutega, mis on nähtavad Venemaa mandriosast selge sõnumi. Lahku, kuni veel saad. Ukraina ei kavatse peatuda. Mobilisatsiooni lähenedes võib Putin peagi avastada, et rohkem venelasi hakkab sellele sõnumile reageerima, kui ta eales oleks oodanud. Ukraina vabastamiskampaania ei lõpe Krimmiga. Mandril, eriti lõunas, vabastab Ukraina oma territooriumi traditsioonilisemal viisil. Ukraina aktiivse kaitsestrateegia hakkab vilja kandma ning saavutatakse suuri territoriaalseid edusamme. Droonid vabastavad Krimmi, kuid Mandri-Ukrainas võtavad territooriumi sõdurid, droonid ja palju muud, nagu te avastate, kui vaatate RV-d. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show, et ei jääks ilma meie analüüsidest Ukraina viimaste võitude kohta Venemaa üle. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!